Nii, tervitust siis uudiseid pargi pingi pealt. Et tegin enda selle ära, otsuse. Et tegelikult see ikkagi vähemalt, see nüüd tõusis ka see geimide arv, et enne oli 9,5, aga nüüd on juba 10,5. See on nagu selline ikkagi, ma mõtlesin selle peale, et see 11 geimi kätte saada, see on ikkagi tegelikult päris, et noh, kas see Daniel Evans saaks 11 geimi kätte, et see on ikkagi päris tegelikult riskantne, et ta võib nagu hästi mängida, saabki 6-4, 6-4 ja ongi kõik, noh. Või siis saab 7-5, 6-4 on ju. Ja ta võib väga hästi panna ja ongi kõik, noh. Et saab 9 geimi ainult kokku ja et on tasavägisid kõik, et pigem ma panin selle peale, et pluss 4,5 geimi. Pluss 5,5 tegelikult panin lõpuks. Et seal oli see koefitsient juba päris madala, et 1,24 oli. 1,24 oli seal koefitsient, et noh, pluss 5,5 geimi, mis tähendab seda, et kui ta kaotab 6-4, 4-6, 4-6 kaotab, on ju, siis see tähendab seda, et tal on 8 geimi ja vastasel on 12. Et siis paned 8-le 5,5 otsa, saad 13,5 ja see on rohkem. No kui ta näiteks kaotab 6-4, 6-3, siis paned 4 pluss 3 on 7, et temal on siis 7 geimi ja vastasel on 12 ja paned 5,5 otsa, et siis ta siis panus võidab. Et vaevalt, et ta nüüd 6-3 kaotab. Et noh, kõik on võimalik, aga ikkagi nagu ütleme, elame ikkagi nagu reaalses maailmas ikkagi nagu teatud faktoritel on nagu teatud faktoritel on ikkagi nagu mingi tähendus. Et ma ei hakanud ka sotti panema, et oleks sotti pannud, siis oleks 124 tagasi, on ju, 24. Aga kiiret ei ole selles mõttes, et kui mul see strateegia töötab, siis las ta vaikselt töötab. Et eks siis vaatame, kuidas see strateegia toimib. Vaikselt siit niimoodi minema ja ongi. Et eks siis paistab. Et kerge analüüs ja värgid-särgid, et analüüs oli päris hea tegelikult, et isegi aimasin, et isegi nagu minu järeldus on sellest, et see Evans võib ta isegi suure tõenäosusega võidabki selle. Et ma tegin selle analüüsi päris, need kõik nagu need asjad, mis ta on mänginud ja kuidas nad omavahel on mänginud ja mis seisud on, et kes on hiljuti mänginud, kes ei ole nii väga mänginud, et nende ennustus, nende nagu prognooside põhjal ma nagu eeldan, et see tuleb ikka väga tasavägine see matš tuleb. Et kui see analüüs ei toimi, siis mis siis veel toimib, siis ei saa kuidagimoodi nagu ennustada, on ju, et aga ma ei pannud ju täitsa niimoodi, et seal mingi ühe geimi vahel või midagi siukest, on ju, ma panin ikka piisava varuga, et see peaks välja vedama, et
et 5 game'i võib-olla võidab vähem, aga et jääb nagu selle piiresse, et mitte rohkem, aga kui 5 game'iga nagu kaotab, on ju. Et vaatame siis, mäng hakkab varsti siin õhtul ja siis paistab, saame järeldused teha. Et igatahes ütlen praegu ära, et laadin selle video enne mängu üles, et minu nagu ennustus on pluss 5,5 game'i Daniel Evansile ja panuse tegin 10 eurot. Et noh, ja koefitsient on 1,24. Et noh, sellise kommipaki raha nagu on seal tuleb siis. Noh, ma olen suht 100% kindel, et see tuleb. et noh, suhtsed väiksed panused, aga noh, eks see kommipaki raha tuleb ka kuskilt teenida, on ju. Et noh, ja nii ta on, et eks siis vaatame, kuidas see minu strateegia toimib ja pärast mängu siis jälle ülevaade ja homme siis juba uued mängud, et vaatame.